Sügisesel päeval läks mees metsa hagu raiuma. Raius ja raius, kuni päike kõrgele tõusis ja sidus siis haod kuppu. Peatus natuke, seadis piipu ja hakkas jälle kärmesti tööle. Vaatas ümber. Haod kõik lahti ja laiali pillatud. Hea küll, ütles mees. Ma seon kõik järjest kuppu, mis raiun. Sidus nüüd ka koo valmis ja hakkas teist raiuma. Vaatas tagasi ja näe imet. Kubu seni jälle lahti ja haod laiali pillatud. Köitis uue koo. Vaatas tagasi. Hao kubu jälle lahti ja haod laiali. Nüüd läks mehel pahaks. Tegi veel 2-3 kubu ning kui need ka jälle laiali pillatud nägi, viskas mees kirve südame täiega maha ja kirus. Mis lugu see ometi on? Kes kurat need haokood ometi mul lahti peaks kiskuma? Vaatas ümber ja nägi. Vana hall puujalg soldat seisis hagude seas. Mis viga, sõber? Küsis puujalg. Mis viga? Eks sa ise näe. Kes teab, kes hundi sööt mind siin narrib? See on haod kinni. Tema pillab jälle seni laiali, kuni uusi raiun. Vana soldat irvitas. Kes käsib sind siis niisugust poisikese tööd teha, kui sul parem põlv kergesti saada on? Kus kurat see parem põlv mul saada on? Teeniksin täna mõne kopika, aga mis sa teed? Ega niisugust tööd keegi vastu ei võta. Pean veel poole päeva hagu enne kokku korjama. Soldat võttis suure rahakoti põuest välja, kõlistas ja ütles. See on sinu, kui sa mulle ühe väikese meelehea teeksid. Kõik teen, anna aga siia, kähvatas haoraiuja. Jaa, anna kura käe nimetse sõrmest 3 tilka verd ning sa oled rikas mees, ütles puujalg. Ei, jumala pärast, ära seda nõua, vastas kohkunud hagude raiuja. Raiu siis eluaeg hagu ja nälgi. Kõlistas jälle rahakotti ning laskis puhtaid kuldtükke pihu peale veereda ja tantsitas neid siis mehe nähes. Olgu peale, mõtles viimaks mees. Pean ma siis oma eluaeg teise ori olema, kui mulle paremat põlve pakutakse. Pool loaga, pool oma voliga võttis puujalg mehe sõrme ning tõmbas küünega vere välja. Võttis siis 3 tilka, pani nad karbikesse ning pistis põue. Siin on rahakott, ütles puujalg. Ja kui sul enam tarvis on, siis tule siia selle kivi juurde. Löö teda kurja jalakannaga 3 korda. Siis saad siit nii palju abi kui tarvis, ütles ja kadus. Nüüd elas hagude raiuja lustis ja rõõmus, nagu mõni rikas härra. Ostis uhke mõisa ja võttis rikka naise.
pidas palju töötajaid ja ymmärtäjaid. Keegi ei teadnud, kust ta oma rikkuse sai. Aga kui ta surema hakkas, siis oli tema kambris kolinat ja mürinat kuulda, nii et keegi sinna ei tohtinud minna. Kui nad aga teda tahtsid maha matta, ei leidnud nad teda enam, vaid paljalt 3 veretilka olid seal maas, kus surnukeha enne seisnud.